Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Karl-Martin Volver, Soome ja Eesti rallimeistrivõistluste ühisetapp on teada, et Eesti noored sõitjad siin Soomes on päris kiired olnud ja on tipukonkurentsis. Kas sind võib nimetada natuke mustaks hobuseks, kes tuleb neid noori eestlasi siin kollitama ja võib üldse päris head tulemust teha? Jaa, et selles suhtes, et see konkurents siin on väga tihe. Kui me võtamegi Soome sõitjad siin juba, siin on terve rodu soomlasi kohal, kes on ju ka MM-i mõttes olnud ju poodiumi kohtadel, samamoodi Eesti poisid on siin poodiumite kohtal olnud kõrgetes mängudes, ja samamoodi siin on neid konkurendi mõttes on väga palju sõitjaid, ka lisaks siis ainult Soome poistele kui ka siis Eesti poistele on siin ju teisi poiste samamoodi, et meil on jah, see on esimene kogemus siia Soome tulla siis Jyväskylä. Jah, me käisime küll 24 aastal selle Lansing Running on Running, aga see ei ole sellega võrreldav üldse, mis on siin Jyväskyläs, et eks me seal poole rekkapäeva peal ikka vaatasime seda, et kus me sattunud oleme, aga ei, selles suhtes teed on ägedad, mulle väga meeldib, aga eks meil kindlasti jääb natukene seal kogemuse taha seda just legendi poole pealt, et seda õigesti kirja saada ja eks seal ongi, kuidas mingisugused nukid üldse viskavad, ei oska üldse ette kujutadagi, et Rally 2-ga on ju tegelikult meil see esimene ralli üldse kruusa peal just Toyotaga, et testi kilometraaži me just liiast palju alla ei saanud ja seda me tegime ka Eestis, aga ei, selles suhtes, et kindlasti on enesekindlalt. Seda ma ei oska täpselt öelda, kui palju ja mida ma seal kõrges mängus teha suudan, seda ma hetkel ei oska öelda, eks seda on siis, ma arvan, pigem homme päeva teine pool näha. Ma ise endale väga suuri selliseid eesmärke ei pane, et meil pigem on selline testiralli, proovime auto puhul erinevaid seadeid, just aru saada, et mis nukid, kuidas viskavad, et meil on selline pigem nagu Rally Estonia mõttes testimine, et aru saada, kuidas see auto käitub ja et meil on see meil nagu põhiline eesmärk ja samamoodi ongi, et ilus tulemusega lõpuni tulla ja auto tervena tagasi tuua, et see meil nagu selle ralli põhiline eesmärk. No üks väike erinevus on sul teiste meestega, ma saan aru, et kuna sa oled Eesti meistrivõistluste arvestuses, sul on kitsamad rehvid, eks ole, et kui palju see sinu arust mõjutab? Jah, võrreldes teistega meil teised rehvid, kuna me sõidame Eesti meistrivõistluste arvestuses, et meil on korjame Eesti meistrivõistluspunkte ka, et see meie jaoks nagu ka teine selline kõige olulisem asi. Aga mõjutamise mõttes kindlasti ta on teistmoodi. Meie oleme testinud hetkel ainult selle 195-ga, et seda 205 me sellel hetkel alla pannud ei ole, aga enda Škoda pealt ma võin öelda, et vahe on tuntav. Ta ei ole nagu väga märgilise tähendusega, aga ikkagi kilomeetri peal ikkagi 0,sid seal on, aga kui katse on sul 10-20 kilomeetri pikk, et siis sealt juba ju tuleb seda koguneb, ja just kulumise mõttes samamoodi, et 195 kulub kiiremini kui 205, et kuna ta on kitsam ja selle võrra auto mass on sama, kiirused samad on ju, et siis lihtsalt kulumine on nii palju nagu suurem võrreldes 205-ga, et see kindlasti nagu see murekoht sellel 195-l on, aga eks see on, et hetkel ei oska üldse midagi arvata, kuidas selle kulumisega siin on, et kuna pole Soome pinnase peal sõitud, eks me peale esimese katse nagu näeme seda, kuidas see kulumisega on ja kuidas me oma sõidutaktikat teeme, et eks see tulebki kilomeetriga. No sa ütlesid, et pingeid peale ei pane, ma ikka natuke tahaks nagu urgitseda ikkagi sina versus siis ütleme 3 sinust mõned aastad nooremat poissi, kes siin Soomes on varem ka sõitnud, et ühele vähemalt neist ikka tahaks ära teha, ma usun. Eks see eesmärgi tahtmine ikka on, aga jah, me peame olema natukene ka realistid just selle kilometraaži poole pealt, mis meil all on versus mis neil all on ju, ja samamoodi Euroopa ju mõttes on neil seda kogemust all, et aga ega selles suhtes see ei ole ei ole siis see põhiline asi, et selle taha siis peitu pugeda, kindlasti mitte, aga meil ütleme, et sisetunde järgi, kui meil on kõik asi klapib, kõik sõit klapib, kõik on hea, siis ilmselgelt me sõidame kiiresti. Aga kui on tunneme, et võib-olla mõne võrra kuskilt ei klapi või midagi, et ei tunne nii enesekindlalt, siis me võtame enda jaoks nagu safe'i tempo, aga kindlasti me tahame head tulemust teha. Selge, edu sulle! Aitäh!